Tänapäeval on mikrokiudlapid müügil igas kaubanduskeskuses ja kättesaadavad ka koduperenaistele. Selleks, et mikrokiudlapp oleks meile tõeline abimees, oleks kasulik nii mõndagi asja neist teada. Kõigepealt need on tõesti väga erinevaid ja erinevaks otstarbeks, et siin näiteks see hunnik on eeskätt tolmu pühkimiseks ja need lapid, mis on oma olemuselt, kui neid vaadata rohkem niisugused siledapinnalised, nemad on rohkem klaaspindade ja sellise kinnitunud mustuse eemaldamiseks, aga sobib ka teha näiteks vannitoas kraane, külmkapi uksi, kõiki kõvakattega pindu. Ja sellised niinimetatud klaasilapid päris kuivana ei puhasta hästi, nad peavad olema natukene niisked. Sellised tolmulapi tüüpi, mis siis meenutavad froteepinda, neid võib põhimõtteliselt kasutada tavaliselt nii kuivalt tolmu pühkimiseks kui ka niisutatult erinevate pindade puhastamiseks. Mikrokiudlappide puhul on väga oluline, et neid ei tehtaks liiga märjaks. Miks? Mikrokiud on niisugune põnev materjal, mis imab endasse hästi palju vett. Ta on nagu pampers ja ta on võimeline kuskil 5–7 korda nii palju, kui ta ise kaalub endasse vett imama. Ja samal ajal, kui ta vett imab, on ta valmis endasse imama ka mustust. Nüüd, kui ta on liiga märg ehk vett täis, siis ta enam mustust ei ima. Ja siis hakkab see mustus kõik jääma juttidena pinnale ehk kaob ära selle mikrokiu tõhusus. See on üks tüüpiline viga, mida puhastuses tehakse, et arvatakse, et ikka märg peab olema ja põrandat peab kindlasti pesema, aga tegelikult tavaliselt aitab, kui ta on vähe niiske või niiske. Mis see tähendab? Vähe niiske on selline õrnalt udutatud. Pritspudeliga või käega peale pritsitult niiske on selline, kust on põhimõtteliselt viimane piisk välja väänatud. Nüüd, kui mikrokiudlappidega koristatakse, siis nad ju määrduvad. Ja kuidas need siis puhtaks saab? Et üks hea mikrokiudlapp tahab tegelikult saada pesemist pesumasinas regulaarselt. Et siis ta annab selle mustuse endast hästi välja. Aga enne, kui teda hakata kuskil pesema, tuleks kõigepealt eemaldada lapil olev lahtine mustus, mitte kus lahtise mustusega panna teda pesumasinasse. Ja pesumasinas pesemisel on ka mitmed aspektid. Et oluline on nagu vaadata, millist pesupulbrit me kasutame. Et mikrokiudlapid ei taha sellist pesupulbrit, kus on valgendusained, kus on loputusained, või ka seoliit. Võib-olla olete kogenud, et teinekord tumedatele riietele jäävad sellised valge puru või valged jutid. See ongi veepehmendaja seoliit. See on niisugune savitaoline aine, mis jääb mikrokiu ehk nende väga peenikeste kiudude vahele ja pärast vähendab mikrokiudlapi puhastusvõimet. Mis on veel oluline? Mikrokiudlappe ei tohiks panna koos pesumasinasse teiste materjalidega, sellepärast et erinevad materjalid eemaldavad niisuguseid tupsusid ja kiude ja mikrokiud on kare ja tema siis haagib kõik enda külge. See on umbes nii, nagu kui vati tupsukene ja takjas kokku panna, siis takjas võtab kõik enda külge. Ja pärast seda kahjuks see lapp on nässus, ehk ta enam ei puhasta. Ja mis siis teha sellise olukorraga, kui meil on ikkagi, me ei pane ühte või kahte lappi eraldi pessu? On olemas pesukotid. See 1-2 lappi panna pesukotti ja pesukotis siis võib panna teiste asjadega koos ta pesumasinasse. Aga kui kuidagi ei taha pesumasinasse seda lapikest panna, et siis võib nii-öelda mängida pesumasinat. Ehk mis seal pesumasinas toimub? Seal käib mehaaniline töö, pesumasin käib ringi, seal on kuum vesi ja on ka keemia pesupulbri näol. Nüüd näiteks, kui neid samu tingimusi imiteerida, ehk panna kuskile pesukaussi, kuuma vett, kas või tilgakene seal, kas või nõudepesuainet või muud neutraalset ainet ja teate neid kraanikausside, WC-pottide ummistuste avamiseks mõeldud pumbakesi ja nendega siis sellega teha siis nii-öelda mehaanilist tööd. Ehk see aitab mustusele eemaldada. Loomulikult oleks hea, kui selleks oleks siis eraldi pump, mitte see, millega me vetsupotis käime. Ja selliselt lappide eest hoolt kandes peavad nad väga kaua vastu. Ja mikrokiudlapid on tavaliselt täiesti ilma aineta puhta veega puhast kasutades väga tõhusad, aga see ei tähenda, et ainet ei võiks kasutada. Siuksi kergemaid, leebemaid aineid, neutraalseid aineid soovi korral ka võib, aga ma ei näe selleks vajadust. Näiteks Helsingi ülikoolis on tehtud selline uurimus, kus uuriti infektsiooniviiruste eemaldamist pinnal. Ja näiteks mikrokiudlapp
puhta veega niisutatud, see oli küll tõesti puhas mikrokiudlapp, see on ka oluline, sest kui me neid käe vahel peseme, me paneme kuskile radika peale kuivama, siis nad ei ole puhtad. See eemaldas sama hästi kui näiteks kergemad desinfitseerivad puhastusained, nii et seega, kui meil on gripiviirused ja muud haiguspuhangud, kui me regulaarselt veega niisutatud mikrokiudlapiga pühime olulisemaid pindasid, puutepinnad, lülitid, kraanid, ukselingid, siis sellest täiesti piisab. Seda nii kodus kui asutustes.